Selles videos lahendan lahustuvuskõveraga ehk lahustumisgraafikuga ülesannet. Lahustumiskõverad ja lahustusgraafikud on siis sellised graafikud, kus alumise telje peal on temperatuur kraadides ja üles suunatud teljel on siis lahustuvus grammides 100 grammi lahusti kohta ehk siis 100 grammis vees. Ja siin graafikus paremal pool on erinevad küsimused, millele tuleb siis leida vastus selle graafiku põhjal. Küsitakse, millisel nendest ainetest sõltub lahustuvus kõige rohkem temperatuurist. Kõige rohkem sõltub siis sellisel ainel, mille graafik siis kõige rohkem tõuseb. Praegusel juhul on see siis kaalium NO3, sest see graafik algab kõige madalamalt ja lõpeb siin kõrgustes siin kuskil 100 kraadi lähedal. Millisel nendest ainetest sõltub lahustuvus kõige vähem temperatuurist? Kõige vähem sõltub selle graafikul, mis siin kõige alumine on, ehk siis praegusel juhul kaaliumbromiid. Nüüd küsitakse meie käest, milline nendest ainetest lahustub kõige paremini temperatuuril 20 kraadi. Võtan siit alt 20 kraadi. Ja liigun graafikuteni ja liigun kõige kõrgema graafikuni. Ja kõige kõrgem graafik on sellise aine, mille tähis on naatrium, kloor ja O3. Ära ole kurb, kui need sulle midagi ei ütle need tähised. Sina pead lihtsalt aru saama, missuguse graafiku joone kohta need käivad. Milline nendest ainetest lahustub kõige kehvemini temperatuuril 100 kraadi. Võtan siit alumise telje pealt 100 kraadi ja liigun graafikuni ja vaatan, missugune graafik kõige alumine on. Ja kõige alumine on siin kaaliumbromiid. Kaaliumi ja broomi tähise kirjutan kõrvuti. Siis küsitakse meie käest, millisel temperatuuril on kaaliumbromiidi ja kaaliumnitraadi temperatuurid võrdsed. Siin on mul küsimus valesti. Millisel temperatuuril on nende lahustuvused peab olema? Nii, ja siis me otsime sellist kohta, kus need graafikud on kokku saanud ja praegusel juhul need kaks graafikut on siin kokku saanud. Ja meie käest küsitakse, missugune on see temperatuur ja siin vahel on siis täpselt 50 kraadi. Nüüd küsimus F. Kui palju kaaliumnitraati lahustub temperatuuril 30 kraadi 100 grammis vees? Nüüd võtan siit alt 30 kraadi. 30 on siin 20-40 vahel ja liigun kaalium NO3 graafikuni. Ja siis ma liigun teise teljeni ja saan vastuseks 40 grammi. Nüüd küsitakse, kui palju kaaliumnitraati lahustub temperatuuril 30 kraadi 50 grammis vees. Kui 100 grammis lahustub 40 grammi, siis 50 grammis vees on poole vähem. Ehk siis lahustub 40 grammi, pean jagama 2, kuna vett on poole vähem, lahustub 20 grammi ainet. Nii, millisel temperatuuril on kaalium NO3 ja kaaliumbromiidi lahustus võrdsed, see juba oli. Kui palju kaaliumbromiidi lahustub temperatuuril 70 kraadi, siis siin vahel, 100 grammis vees. Liigun graafikuni ja siis liigun sellest kohast, kus graafiku juurde jõuan teise teljeni ja saan siit 90 grammi. Nüüd 50 grammi kaaliumbromiidi lahustati 100 grammis vees temperatuuril 100 kraadi. Vaatan, kus on mul 100 kraadi graafikul. 100 kraadi kaaliumbromiidi või 100 kraadi ja aine on kaaliumbromiid ja liigun sellest kohast siit graafiku teise teljeni. Ja saan, et seal lahustub mul 100 grammi ainet. Umbes 100 grammi ainet lahustub 100 grammis vees.
ja see on siis maksimaalne kogus, rohkem juurde lahustada ei saa, see on see, mis kõige rohkem mahub. ja nüüd meie käest küsitakse, kas saadi küllastunud või küllastumata lahus. Küllastunud on siis selline lahus, kus enam ei saa lahustada, on maksimaalne kogus juba lahustunud, ja küllastumata on selline lahus, kus saab siis veel ainet lahustada. ja maksimaalne on siis 100 grammi 100 grammis vees lahustada. meil on 100 grammi vett ja 50 grammi ainet, siis 50 grammi on väiksem kui 100 grammi. järelikult tegemist on küllastumata lahusega. et me saaksime veel 50 grammi panna ainet sinna lahusesse veel juurde ja see lahustuks ka kõik ära.